Ma ausalt öeldes ei tea, kas ma seda videot üleski panen, aga ma mõtlesin, et ma näitan, mis mu näonahaga praegu toimub. Ehk siis me käisime kalal Peipsi peal. Oli täiega pilves ilm, kui me läksime. Selline ühtlane pilvevine kattis siis taevast ja ma ei tea, mul ei tulnud nagu pähegi päikesekreemi kaasa võtta, ma tean, see on täiesti rumal tegu minust. Ja mingi hetk tuli päike välja ka ja koha peal ei olnud üldse midagi hullu. Sellest kalalkäigust muideks ma tegin eelmine nädal video, nii et kui te ei ole veel seda näinud, siis vaadake seda videot. Aga seal videos ei ole nagu midagi näinud, et midagi väga hullu oleks juhtunud. Aga kui me Andresega õhtul tagasi jõudsime, siis meil mõlemal olid näod täiesti tumepunased. Andresel veel põlved, minul nägu siis ja käsivarred veidike. Aga jah, ausalt öeldes nüüd on isegi paremaks läinud. Aga hetkel on näha, et mul on nagu põhimõtteliselt kõik see näonahk nagu täiesti kõva ja kange, kõik nagu mingi pealmine kiht on, ma ei tea, mitu kihti seda nahka nii, et nagu see tuleb kõik maha ja mingisugused villid on ka otsa ees ja nina on nagu, kogu nägu ja nina nagu on nii valus lihtsalt, mul ei ole nagu kunagi nii hullult nahk ära põlenud. Et mul on nagu lapsepõlves ka nagu otsa eest ja õlgadelt niimoodi nahka maha tulnud ja ma olen nagu päikse käes nii-öelda põletada saanud, aga mul ei ole nagu nii valus nagu kunagi olnud. See oli lihtsalt nagu hull päike, mis tegelikult läbi pilve võttis ja pärast nagu otse ka, et nii et õppetunniks palun ärge tehke sama viga, pange endale päiksekreemi peale, kui te lähete kas või pilvise ilmaga pikemalt välja ja ma ei tea, kaitske oma nahka, sest nahk on väga oluline elund. Ma ei ole isegi julgenud nagu majast välja minna, sellepärast et see on lihtsalt nii valus ja see näeb nii šokeeriv välja. Peaks duši alla täna minema, aga ma üritan seda kogu aeg edasi lükata, sest et ma kujutan ette, kui valus mul duši all on, kui ma nagu sooja veega, vähegi sooja veega nahka puudutan, siis on nagu lihtsalt täiega valus. Sorry, ma ei vingu rohkem. Lihtsalt ma mõtlesin, et see on võib-olla natuke õpetlik ja naljakas, mis minu näoga praegu toimub. Aga jah, eile oli jaanilaupäev ja siis ma nagu uhasin endale puuderkreemi nagu täiega naha peale, et natukenegi seda punetust nagu tagasi võtta. Aga ma ei tea, see puuderkreemi toon ja siis see punetuse toon kokku tegid mingi sinakas halli tooni. Mul oli tunne nagu mingi üritaks hoopis mingit sinikat peita. Aga noh, ma ei tea, väga palju vist õnneks välja ei paistnud. Ja üleeile ka me käisime ühel jaanipäeva üritusel ja mul oli ka paksult puudrit peal, et seda punetust ei paistaks. Ja üks väike armastutrupp tuli küsis veel, et tere, kas ma võin suga pilti teha? Ja mul oli nagu, jaa, ikka. Ja ainus, mis ma mõtlesin nagu, oh my god, ma loodan, et mu nägu ei ole liiga punane või liiga imelikku värvi selle puuderkreemi tõttu. Aga jah. Ma ei tea, keegi vähemalt midagi ei küsinud, et mis mul viga on. Aga see on lihtsalt nii valus, see võiks juba üle minna. Ja ma tahtsin sellest ka rääkida. Et minu käest on küsitud, et kas ma nagu praegu teen YouTube'ist väikse puhkuse, et miks ma nagu videosid ei postita, et sul on kindlasti tegemist. Ja mul on nagu, mis mõttes, nagu ma postitan igal nädalal uue video, nagu ma ei ole ühtegi nädalat vahele jätnud. Vähemalt aasta otsa ma olen küll nagu iga nädal lihtsalt raudpolt iga nädal video postitanud. Ma ei ole nagu ühtegi nädalat vahele jätnud. Ja mult küsitakse nagu, mis mõttes, et kas sa teed pausi, et ma ei tea, kas YouTube teeb mingisugust trikki,
et igatahes teated minu uutest videotest ei jõua millegipärast kohale või ei jookse nagu newsfeedist läbi. Et ma ei tea. Ma ei tea, kas need, kes on nagu märguanded tellinud, et need, kes te olete kellukese nupu peale vajutanud, ma ei tea, kas teile ka nagu kõiki videosid siis ei näita või ma ei tea, kirjutage alla, kas te olete näinud ikka iga nädal minu uusi videosid, et ma ei pane küll ühel ja samal päeval, et vahel ma panen isegi neljapäeval videot üles, vahel reedel, vahel laupäeval, mõni harv juhus on ka olnud, kui ma olen pühapäeval postitanud, aga ma ei ole ühtegi nädalat vahele jätnud, vähemalt aasta. Et ma ei tea, mis toimub. Keegi ka kommenteeris vist, et jee, Piret on tagasi. Ja siis ma ka korra mõtlesin, et nagu, mis mõttes, kas nagu mingit tüüpi videote tegemisega tagasi või nagu, et ma olen iga nädal kohal olnud, mis toimub. Ärge pange mind puudujaks, ma olen alati kohal olnud. Aga jah, YouTube, mida sa teed? Et jah, ma ei tea, mõnel videol on nagu hullult vähe vaatamisi, et ma olen nagu ise ka mõelnud, et nagu okei, kas see video ei ole nagu huvitav tundunud või lihtsalt inimestele ei tulegi teatada, et ma olen videosid üles pannud. Mu ema, kes vaatab ka mu videosid muideks, ütles ka, et tal on nagu 3 nädalat vahele jäänud, et tal ei ole teadet tulnud. Ma olen nagu okei, mis asja, ma olen nagu kogu aeg postitanud. Et jah. Siuke imelik asi. Mis te jaanipäeval tegite? Kus te olite? Kas te olite kuskil maal perekonnaga või koduhoovis tegite, grillisite ja tegite lõket või käisite mõnel üritusel? Me käisime 22. ühel üritusel, mis oli selline mootorratturite jaanituli. See oli selline omamoodi ja huvitav kogemus, ma ei olnud sellisel jaanitulel kunagi käinud. Ja nüüd 23. käisime Kasepe jaanitulel ja olime mõnda aega seal ja siis mõtlesin, et vaataks veel ringi, äkki on midagi huvitavat. Siis me käisime Tabivere jaanitulel ja läksime ka korraks Tartusse Raadimõisa pargis olevale jaanitulele. Seal oli päris palju rahvast ja seal Raadimõisa pargis oli päris huvitav selline keskkond, et seal oli selline külakiik ja rahvas seal kiikus ja siis oli selline Simmani moodi jaanipidu siis seal ja lõke ja et see oli selline päris tore. Aga jah, me sõitsime ringi ja olnud nagu paikselt ühel peol ja päris äge oli ka sõita maantee peal ja lihtsalt näha, kuidas erinevates hoovides, kodudes olid lõkked kõik, kas lihtsalt suitsesid või lihtsalt hoovides lõkked põlesid, et see oli selline müstiline vaatepilt, et kogu Eesti rahvas praegu tähistab ja peab jaanipäeva ja kõik on rõõmsas meeleolus, et see oli ka selline päris tore vaatepilt. Ja õhtu oli selline kergelt jahe ja heinamaadel liugles udu. Ja siis me käisime ühes Raigostvere vaatetornis ka ja sealt oli päris müstiline vaade siis järvedele ja metsadele ja oli näha, et erinevates kohtades natuke suitsesid lõkked. See oli ka siuke päris tore. Aga jah, selline väike update video, mis toimub minu näonahaga ja lihtsalt minuga ja jaanipäevadest. Oh my god, vahepeal väike näonaha update. Nahk on hakanud täiega kooruma. Üks päev tuli nina pealt natukene liiga vara nahk maha ja nüüd on siit nina pealt punane ja täiega nagu see põhikaredus nagu tuleb sellest, et ma üritasin siia puuderkreemi peale panna, mis ilmselt ei olnud kõige parem mõte. Aga hoiatus kõigile neile, kelle jaoks on see elu rõve, aga lihtsalt tuleb kõik nahk maha ja nagu juuste vahelt ka oli kõrbenud ja sealt tuleb nahk maha.
ma arvan, et ma ei taha päris pikka aega päikest võtta enam. Oleks see vaid näomask, mis niimoodi maha tuleb. See mu enda nahk, saate aru. Vähemalt ei ole valus enam. Kui ma niimoodi rahulikult tõmban, siis ta... Oh my God. Tunnen ennast nagu väike sisalik praegu. Ma loodan, et nina hakkab ka normaalsemaks lõpuks minema. Sest see näeb ikka nagu päris rõve praegu välja. Ärge kunagi ilma päevituskreemita kuskile päikse kätte minge. See oli väga vale otsus. Isegi kui teile tundub, et ilm on pilvine ja et päikest sel päeval väljas ei ole. Määrige ennast päevituskreemiga või ka andke nokamütsi või mis iganes nagu kübarat, ma ei tea. Okei, ma olen jälle mina ise, kõik on hästi. Järgmine nädal näeme juba teiega mõnes muus videos. Ja ma ei tea, likeige, kommenteerige, subscribe'ige, kui te veel seda teinud ei ole. Ma tean, ma näen täna kohutav välja, punane ja põlenud ja nahk koorub maha, muidu kas te näete. Ja ma ei suuda endale meiki lihtsalt peale panna, sest et nahk on lihtsalt nii tundlik ja valus ja ma üritan nagu mitte ärritada mingisuguste lisakemikaalidega oma nägu. Ma ei tea, näeme siis järgmisel nädalavahetusel. Tšau!